Tere tulemast tagasi meie podcasti kanalile ning meil on ka täna erikülaline külas, nii et tutvusta ennast. Tere, mina olen Otto Marlinna, olen õpetaja kahes koolis, Märjamaa Gümnaasiumis ja Valga põhikoolis ja siis ka Märjamaa valla põhikooli esimees. Mis sulle meeldib Märjamaa kooli just kõige rohkem? Mis mulle meeldib kõige rohkem või? Mulle meeldib... Et miks sa üldse tahtsid sellele nagu tulla? Sest ma olen siin koolis õppinud 12 aastat. Okay. Miks sa hakkasid õpetajaks? Sest see amet meeldib mulle juba väga kaua. Juba ma ise koolis käisin võib-olla algklassides, siis ma kodus mängisin kõigepealt üksi, siis õde ja vennaga ja kooli, et siis kui oli õpetajate päev ja kui ma ise 12 käisin, siis ma sain aru, et see ongi see töö, mida teha tahan. Okay. Kas need ained, mis sa annad, meeldivad ka sulle? See oleks kurb, kui nad ei meeldi. Ütleme nii, et ajalugu ja ühiskond on meeldib mulle kõige rohkem. Eesti keele kirjandus, ma ei ütle, et nad ei meeldi mulle, aga need on lihtsalt nagu nad võib-olla nõks teist laadi ained ja neid on teist moodi vaja õpetada. Kuidas sa said volikogu esimeheks? Kuidas ma sain? Kõigepealt olid valimised läbi, siis ma sain volikokku ja siis see, kes pidi tegelikult kuna me tegime siis koalitsiooni kahe valimisliidu vahel, kokku lepiti, et meie valimisliit saab siis volikokku esimehe koha, siis see, kes algul pidi olema volikogu esimees, otsustas, et ta ei taha seda olla enam. Siis pakuti seda mulle, aga muidugi ma ei võtnud seda kohe vastu, jah, ma tahan, et võtnud mõtled. Aga on raske ka, jah? Ikka, pingeline on, sest volikogu otsustest sõltub valla käekäik. Mitu aastat sa oled tegelenud rahvatantsuga? 21 aastat. See on väga palju. Mis on olnud su elu halvim otsus? Elu halvim otsus on see, kui oled trimestri lõpp ja sa näed, et sul ei ole hinded, et pead tegema töid, et seda kontrollima ära. See on elu halvim otsus. Okay. Kuidas on su praeguse meeleolud olnud õpetajatööl? Väga, eks see õpetajatöö on paremaid päevi ja mitte nii häid päevi, aga enamjaolt meeldib ja rõõm. Okay. Kuidas sa suhtud Märjamaa valla noorsootöösse? Suure austusega, kiidan, sest nii vägevat töötajaid ja noortekat annab ikkagi otsida ja tunnustus ikka kõigile, kes selle vastu on. Kas on raske olla õpetaja? Kui jah, siis miks? Ütleme jah, sellepärast, et kui sa näed, et õpilasel on potentsiaal ja ta lihtsalt ei viitsi õppida, sa ei tea, kuidas seda õppima saada või koolis käima saada, siis see on nagu kõige raskem, aga muul juhul ikka raskused peavad olema, muidu on elu liiga igav. Muidugi. Miks sa tulid Valgu koolist Märjamaa kooli õpetajaks? Ma jätkan selles mõttes, et ja Valgu koolist jätkan. Miks Märjamaale tulin? Kuna ma leidsin, et võib-olla seal üks võimalus veel areneda, sest Valgus ei ole gümnaasiumiastet, siin gümnaasiumiastel, ma saan gümnaasiumiastes õpetada ja mul on kogu aeg olnud see soov ja unistus õpetada kunagi Märjamaa koolis ja nüüd see unistus on täitunud. Aga klassijuhataja meeldib sulle olla? Jaa, jällegi on paremaid päevi ja on päevi, mis võiksid olla parem. Mis sa arvad meie podcastist? Väga lahe, et seda tehakse ja jõudu ja jaksu ja arenega veel ja... Aitäh! Miks otsustasid kõigi ametite seast õpetajaks hakata? Näiteks miks mitte mingi politseinik või midagi? Ma ei ole kunagi pidanud ennast nagu väga sellised füüsiliste ametite pidajaks või fänniks. Õpetajatööl on väga pluss suvevaheajal, teised vaheajad vahepeal, tööpäev lõpeb 3, kui sa muidugi tööd kaasa võtta, nagu mina võtan, et siis ei lõpeta 3.
turi olla. Aga ma tegelikult, mul oli üks teine unistus ka kunagi. Ma tahtsin saada filmirežissööriks. Aga lihtsalt selleks ma ei saanud, sellepärast et see aasta, kui ma lõpetasin kooli, ei võetud sinna erialale vastu ja siis ma läksin õpetajaks. Okei. Kui kaugele sa kavatsed jõuda oma õpetaja karjääriga? Ütleme, karjääriredelil ma ei kavatse või ei ole sukest plaan, et ma tahaksin jõuda kuhugi, ma ei tea, mis direktori või õppejuhataja või sellise koha peale, et kindlasti mitte, ma tahaks olla õpetaja, ma tahaks areneda ise õpetajana. Rahulikult tööd teha. Jah, ja koos õpilastega koos õppida ja areneda. Aga kui keegi pakub sulle näiteks direktori ametit või midagi sihukest? Ei. Õpetaja töö on ikka parem. Õpetaja töö on parem. Miks sa oled just ajaloo, eesti keele ja kirjanduse õpetaja? Ajalugu oli kooli aja mu lemmikaine, ühiskonda huvitas. Mind huvitas poliitika. Kes sul ajalugu andis? Põhikooli, mul oli põhikoolis niimoodi, et 5. klassis oli Monika Leedo, 6.–9. oli Marika Jors ja 10.–12. oli Kaat Järgul, et mul on 3 õpetajat. Ja ühiskonda ma ka, ühiskonda, selles ajalugu ühiskonda käsi käes ja ühiskond, mul kogu aeg poliitika huvitanud ja edasi, mitte see, et ma ise kuidagi väga ambitsioonikas poliitikas, et ise tahaks kuskile, ma ei tea, mis imekoha peale jõuda, aga mind huvitab see, kuidas riigis asjad toimivad ja nii edasi ja see on põhjus, miks ma neid ajalugu ühiskonda õppima läksin. Eesti keele kirjandus ise juurde tulnud aastate jooksul. Miks sa otsustasid just õpetajataarjale lihtne minna? Miks õpetajataarja rühmast, et mind kutsuti õpetajataarja rühma. Minu ema ja õpetajataarja suhtlesid omavahel, ütlesid siiamaani, me tantsime mu ema ka õpetajataarja rühmas ja lihtsalt õpetajataarja oli see, kes avas teed noorte rühma ja siin ma. Kas sa tantsid siiamaani? Tantsin. Miks sa hakkasid tantsimisega tegelema? Siis kutsuti. Aga ise oled nagu sellega nõus, et tahab tantsida? Jaa, muidu ma 21 aastat 19 vastu mida. Kuigi on olnud perioode kunagi, kui ma noorena ikka kõigil oli see, et ei viitsi nagu proovi minna peale kooli, tahaks koju minna. Ikka on olnud seda, et miks ma seda võin, aga üldiselt on väga lahedad seltskonnad olnud. Tegelikult ongi nii, kui sa valid oma töö abi, vaata, siis saad kohe aru, kas see on sinu töö, näiteks mingi laulukool näiteks. Kas on sinu teema või ei ole, siis kui ei ole, siis võtad kohe teise, mis sulle sobiks, millega ise rahul on. Mida sa mäletad enda kooli ajast? Mida ma mäletan kooli ajast, eks ma mäletan paljus asju kooli ajast, aga kas midagi sellist suurt. Minu kooli ajal ei olnud veel spordikeskus või seda spordikeskust, et me kõndisime sinna taha kehalisse, sinna kollasesse olid sellest kollasest veel edasi, sinna täiesti taha märja vahevee otsa, seal oli kehalised tunnid ja staadionid polnud kindlasti sellist ja klassid ei olnud sellised, meil ikkagi nõukaaegsed klassid on nii edasi, et nii palju, kui see korda tehtud oli, et tuhk, et seda ei olnud, aga tore aeg oli. Aga olid muidu kooliks korralikud või? Tegid vahepeal lolli? Ütleme, ühe lolli saan teinud, aga las see lollus jääb. No see ei olnud nagu nii lollus, et ma oleks nüüd teada, et issand, mis see tegi, et pigem olin see, kes jäi sinna tahaplaanile ja pigem ei taha ka? Jah, et ei olnud pigem siuke. Kes olid sinu klassijuhatajad? 1.–4. oli Aver Tinikas ja 5.–12. oli Monika Leegas. Monika Leegas oli mu vene keele õpetaja. Mul oli ka. Mitu aastat sa oled töötanud Märjamaa koolis? No nüüd läheb 3 aastat käib. Mis on su lemmikklass? Ei tohi küsida käest. Mulle meeldib kõik klassid, kõikide oma plussid ja miinused, aga kuidas ma ütlen, et mul oma klassi meeldib, eks ikka on ju. Muidugi, oma klass ikka. Kas sa oled mõelnud teisele tööle? Nagu ametit vahetada või? Kusjuures ei ole. Veel, ma loodan ka, et ei ole. Jaa. Küsimustega oleme ühele poole saanud, aga nüüd on välkküsimused, nii et me ütleme mingi asja ja sa pead kohe sellele vastama. Nii et kass või koer? Koer. Tee või koh? Koh. Huulkeelus jala?
Oleneb salat. korter või maja? Maja. raamat või film? Mõlemad. telkimine või päevitamine? Päevitamine, kuigi meeldib mulle see ka. vesi või maht? Mahti. pannkook. Pannkook. maal või linnas? Maal. Andrei. oma on, olemas on olnud mõlemad praegusel hetkel siis iPhone. sularaha või kaart? kool või lasteaed? kool või lasteaed või? Kool. öö või päev? Päev. soolane või magus? Soolane. kodus või väljas? Kodus. klubi või baar? Harva käin. Ei oska vastata. popkorn või krõpsu? Liis Lemsalu või Elina Porv? Väga raske küsimus, mida Liis Lemsalu. Vikerkaar või väike? Mõlemad on väga lahedad, võtad väike. reis matkaõppega või jahiga? Jahiga. krõpsu või kumbki? Täpselt. filmiõhtu kodus või kinos? Kino. DJ või live band? Live band. veedate kodus või peol? Kodus. brookoli või järgmine? Brookoli. saun või talviujumine? Saun. jooga või parkuur? Jooga. ja nendega ka oleme ühele poole saanud, aga meil on hunnik küsimusi. nii et nimeta midagi, miks inimesed kooli tööle hiljaks jäävad? Magavad sisse. nimeta midagi, mis on alati külm. Jäätis. nimeta midagi, mis käib hamburgeri vahele. nimeta midagi, millel on okkas. Siil. nimeta midagi, mis paneb pea sumisema. Lärm. nimeta midagi, mis teeb tuju heaks. Töönoortega. nimeta midagi, mida lemmikloomaks võtta. Koer. nimeta midagi, mis teeb pensionärid õnnelikuks. Pension. nimeta midagi, mis teeb sünnipäeva eriliseks. Kui sõbral ja pere on seal. nimeta midagi, mida ei saa raha eest osta. Õnne. nimeta midagi, mis teeb jõuludest jõulud. Pere. nimeta midagi, mis saab kogu aeg otsa. Raha. nimeta midagi, mis viisil lisaraha saada. Töötajad. nimeta midagi, mis on magus. Koom. nimeta midagi, mida täiskasvanud iga päev teevad. Käivad tööl. nimeta midagi, mida on hea homseks edasi lükata. Tööd. nimeta midagi, mille arvel saab raha säästa. Pudipalli ostmine. nimeta midagi, kuhu kaob raha. Pudipalli ostmisel. nimeta midagi, mida tehakse 3 korda nädalas. Käin valgustööd. nimeta midagi, kus on halb kõik. Osates määrendanud klassiruumides. nimeta midagi, mida saab imeda. Ulapon. nimeta midagi, mis haarab. Uks. nimeta midagi, mis ehmatab majja sisenevad murdvarast. Iseenda peeglipilt. nimeta midagi, mis on riigi all ka maapäeva. Argentiina. nimeta midagi, millest unistavad kassid. Toit. nimeta midagi, mis paneb nutma. Sibul. nimeta midagi, mis on iga naise käekotis. Telefon. nimeta midagi, mis on kogu aeg must. Must. nimeta midagi, mis läheb katki. Klaas. nimeta midagi, mis teeb paksuks. Kõpsus. nimeta midagi, mille jaoks kogutakse raha. Unistuse täitmine. nimeta midagi, mille võtad alati kodus kaasa. Telefon. ja nendega oleme ka ühel poole saanud, aga tahad midagi veel küsida? Hea küsimus. Ma küsin teie käest kogu aeg tundidest väga palju asju, nii et ma saan alati küsida seal ka, nii et no ikkagi on hetkel ma ei taha küsida. Ma loodan ainult, et see video läheb üles. loodame sama siitpoolt, aga tegelikult ongi kõik. täna
tänaseks, et midagi öelda ei oskagi enam. ei oska jah. et aitäh Ottomaal tulemast ning kindlasti vaata see episood lõpuni ja pane like. parem oleks. ja kindlasti pane like ja subscribe, nii et näeme järgmises episoodis. olge tublit.